Kerelihaste ja tasakaalutrenn kõigile vabalt kasutamiseks. Koht Hiiumaa põhikool ja kasutusel on matt ja mingisugune raskus vastavalt sellele, mida kodus on või paljud jaksad liigutada. Kujutades ette, et kõik on mingi soojenduse teinud, siis põhjalikku soojendust ei tee, aga natukene liigutame. Harkseis umbes ülbedel alguselt ja kerepaigutusega ühele ja teisele poole. Seda ka veel, et see trenn on umbes 45 minutit. Vaatab, kuidas läheb. Siis kerepaigutus ette sirge seljaga. Tegevamine lihasvõitikene veni. Kerepaigutus taha. Kui suudab, siis käib kulutamas kandas. Ja veel korra sirge seljaga ette. Tegevamine lihasvõni. Lased veel korra lõdvaks. Selg ja targune tuhagi osa vinib ja paigutada taha uuesti. Et seda saab. Järgmiseks kereringid. Näiteks 3 ja 3. Ja teistpidi ka. Ja puusaringid, teeme 5 ja 5, õlad püsivad paigal, puusad liiguvad. Ja teistpidi ka. Käed, kõigepealt ühtepidi koos ja teistpidi. Ja teine käsi teistpidi, et üks käsi liigub üles ja alla. Ja siis vahetad suuna. Eesti klassikaline soojus. Nii. Natukene kehale liikumist. Reie tapmise lihase venitus. Kui tõstad varba üles, venivad ka säär ja põlveõnad ja reis teisel ka. Ja Mõistad ära. Pikk väljaaste, niiviisi, et põlv läheb maha, jalg on ees. Vastas käsi siia jala sisekülge ja parem käsi. Või teine käsi keerab üles. Ja siis jääb sama jalg ette, sama käsi jala kõrvale ja teisele poole keerad. Vastas käsi jala kõrvale ja keerad. Sama käsi jala kõrvale ja keerad. Veel korra. Ja teisele. Sama. Pikk väljaaste, ühtlasi venib ka ümber lihase ja eesmine. Hakkavad nii. Vastas käsi jala kõrvale. Kerepööre. Samal pool. Ja kerepööre. Ja see on mitte hooga, vaid pingutusega. Mõnel läheb väga lihtsalt, kellel on käed rohkem lahti. Teisel nagu minul, kui on selg kanged, siis ei õnnestu nii lihtsalt. Pakun, et on viimane kord praegu. Siis teemast oli tasakaal. Seesama matt, mis sul on. Keerad rulli. Või kui sul on kodus mingi muu petmine asi, paned jala alla. Seisad selle rulli peale, ühe jalaga ja hoiad tasakaal. Ütle. Kui on liiga lihtne, siis paned silmad kinni. Kui läheb liiga raskeks, siis hoiad jätkuvalt silmad lahti, aga teed näiteks 8 siin ees. Mul ei läinud aega käima, aga niiviisi tunde järgi, et praegu ühele jalale.
matirulli peal olev jalgade tütar sõltub, veel jätkas, sõltub sellest, kui tugeva rulli sa tegid, et kas sul ei ole üldse mingisugust koormust või siis on täitsa suur koormus. Nii, sellele jalale aitab, sõdastad ära, et see matirull laiali ei läheks. Teise jalaga, ühe jalaga seisad, leiad tasakaalu. Siin oli sama asi, kui oli liiga lihtne. Paned silmad kinni. Kui silmad kinni on liiga raske, aga lihtsalt see on lihtne, siis teed 8. Võib täitsa olla, nii nagu minul praegu, et üks jalg on nõrgem kui teine. Kõik segavad elemendid, visuaalsed ja kõrva kostuvad. Tasakaalu meeled proovile ja oli säilib nii hästi, nagu võiks. Nii, veel natukene aega. Praegu kogu tunde järgmise aeg. Umbes võrdselt saaks praegu mõlemale jalale. Ja valmis. Nii. Lõdestad ära, keerab mati lahti. Põlvitustoengust. Vastas käsi, vastas jalg. Põlvitustoeng, rahvel. Õla all. Võtab nüüd kella käest ja teeme näiteks parem käsi, vasak jalg. Kokku lahku sirgeks, minut aega läks. Kui käsi läheb sirgeks, jalg läheb sirgeks. Oled püsinud paigal, puus püsib paigal. Kui on liiga lihtne, siis tõstad varpa maast lahti ja teed nii, et oled jalaga ainult põlvel. 3 minutit läinud. Varpad hetkel töötavad verelihased siin sees, kõht, selg, küljed. Lisaks sellele peab olema nii palju tasakaalu, et sa suudad käsi jalg üles tõsta, 1 ja valmis. Vahetus, teine pool, läks nüüd. Vaatad, et ranne oleks õla all. Mina saan praegu kaamerast jälgida, et käsi ja jalg tõusevad ülesse, mitte ei jää siia madalale. Ja kui on tasakaal käes ja jaksu on, siis võtad varba maast lahti. Sekundit veel. Aktiivset nominat ruumis. 10 sekundit veel. Tundub küll, mis see siis on, aga maskiga seda küll ei teeks. 1 ja valmis. Nii. Tasakaalu juurde tuleme varsti veel tagasi. Enne seda liikuvusharjutust. Ma istun kaamerasse, jalad laiemalt kui õlad, nii et keerad põlved ühele poole maha, põlved teisele poole maha. Praegu on käed võetavad maha, nüüd võtad käed sealt üles ja jätkuvalt keerad. Siin peab 2 jala vahel nii palju ruumi olema, et sa saad põlve maha panna enne, kui tald vastu tuleb. Ja nüüd paned põlved maha ja tuled sinna üles. Siit nii-öelda nimelihas venib.
teisele poole, põlved maha, üles. Uuesti põlved maha, üles. Teisele poole, põlved maha, üles. Võib-olla nii nagu minu ühe korra veel, et ühele poole ma saan paremini. Teisele poole millegi pärast ei saa nii hästi. Nii. Tasakaalu asja veel. Teeme sirgetel kätel, ehk siis eestoengus. Ja siit nüüd alustuseks need jalad veidi laiem, lasta tasakaal, tõstad ühte jalga, vabandust, kätt ja teist kätt ja nüüd niiviisi, et see ei oleks osa keeramisega, vaid püsid tasakaalus. Läks 45 sekundit, nüüd. Vahetumisi käed. Kui sa paned jalad kitsamalt, on raskem tasakaalu hoida. Kui jalad hästi laialt, on lihtsam. Hoia mõõdukas. Mis ta siis on umbes õlgade laiuselt? 15 sekundit veel. Viis. Siin poole ma saan soemaks ütlema. Ja valmis. Tasakaalu juurde tagasi tulles. Nüüd ilma matita seisad kõval pinnasel jalaga. Ajad öeldama kohe. Ja teed kerge küki ette, kerge küki kõrvale ja kerge küki nii, et teine jalg läheb taharist kaugele. 45 sekundit läks nüüd. Ja nüüd neid kükke tehes, eriti kui lähed ette, siis vaata, mida sul põlv teeb. See põlv ei tohiks väga vänderdada, väga sisse minna, ega ka mitte välja minna, vaid püsib enam-vähem otse. Veel 10. Ja aeg. Tõestab tugijal ära. Teisega sama asi. Valmis, läheb 45 sekki nüüd. Ette ja kõrvale ja taharist. Ja siin ka võib olla ilusi jalgade vahelised erinevused. Või näiteks ka nüüd ühel jalal olles võid tunda, et sellel jalal on see koht kange. 5. Ja sai valmis. Nii. Läheme rahuli. Puhkame napikult. Ja nüüd tõstame. Mul on liiga suur raskus. Vaatad, kas ma saan ravana kukla peal. Kes jaksab hoida, hoiab palli kätel või raskust kätel. Tõstab ülakeha 20 korda. Sellel on liiga suur raskus, paneme selle kukla peale. Äkkides ja lugemine hästi, aga igatahes peavad varbad maas püsima.
Nii, tundub, et see kaks on valmis. Lähed põlvedele, venitad selga korraks. Väga käib. Ja tuled ümara sellega ülesse. Ja siis teed sellist lõbusat selga. Ja siis käed on randmed on õlgade all. Saab põlvede kohal. Selg küüru, selg lõbusaks. Selg küüru ja lõbusaks. Küüru ja lõbusaks. Veel korra küüru ja veel korra lõbusaks. Nii. Lõhuli tagasi. Jalgade peale raskust ei pane, aga tõstame jalgu harki kokku. Aga lugeda ei saa, et võib-olla 45 sekundit läheb nüüd. Et jalad laiali ja kokku. Eriti noorematele noormeestele tähendab, et reied tuleksid ka maast lahti. Ja selleks, et seal juhtuks, pead aktiveerima ka tagumiku. Et siis selg teeb tööd, aga hästi suur osa on tagumikul. Ja kui tagumikulihasid on nõrgad, siis kui sa eraldi veel paned sõrme tagumikku, see tuletab lihasele meelde, et peab tööd tegema. Ja valmis. Valus nagu minul, siis natukene veel sellest venitad. Ja ise selle ajal, kui tuled istuma, võtad selle raskuse, klassikaline Russian twist ehk õhus istudes pall küljed küljele. Kui jalad õhus ei püsi, siis hoiad nad maas, aga 1 minut läks nüüd. Vast on see, et ise on ju rumal, et nii suure raskuse võtsi. Ja kodudes viibijatele, et millegi pärast on nii, et kui jalad risti panna, siis üks kuidagi toetab teist, et on lihtsam. Aga olen loogikast aru saanud, aga praktika näitab, et nii läheb. Üle 3 minuti on olnud juba. Ja vaata, et see ei oleks sul mitte palli tõstmine, vaid kogu keha keerab ühelt poolt teisele poole. Kaheksa veel. Ja valmis. Proovi palle olla, siis teeb toengusse. Kuna teile proovi palle olla, siis mõned asjad jäävad ära. Külg toengus, esimesega hoia 0,5 minutit. Alustame lihtsamast, läks nüüd. Täiesti tavaline hoia. Iseenesest võiks niiviisi olla, et sul ei pea jalad seina vastas olema. See kere hoiab jalgu libisemast. Vaatad, et küünarnukk on õla all. Ehk kui sa oled sellises asendis, siis paratab vaiaks olla. 0,5 minutit valmis. Oleme teisele küljele. Läheb aeg nüüd. Ehk siis, kui sul käsi on seal kaugemal ja maru raske hoida, et mul ei saa jaksa. Nii. Küünarnukk on õla all. Vahepeal peab meelde tuletama, et tuleb ka hingata. 5 sekundit veel. Ja valmis. Nii. Siis see harjutus paar korda olen teinud. Selgi, jalad allad
vastu maad, keerad alustuseks nii, et on alaselg maast lahti ja siis lükkad selja maha. Et paar korda seda liigutust, alaselg on maast lahti, et käsi mahub vahele ja siis lükkad nii tugevasti alaselja vastu maad, et kui seal oleks paber all, siis seda kätte ei saaks. Teeme need korrad veel. Puusaluu keerab. Siis surud selja vastu maad. Tõstad põlved ülesse. Jalad maast lahti põlvedes 90 kraadi. Alaselgusi vastu maad. Ja nüüd käed ülespoole. Käed taeva poole. Selline kerge pingutus. Ülakeha tõuseb maast. Kui ma hakkasin tegema, läks tõenäoliselt aeg käima, aga teeme nüüd veel pool minutit. Sirged käed üles, taeva poole ja see lihas, mis pingutab, on sinna rivivoltide all. Veel 5 sekundit. Ja valmis. Siis, kui me juba siin selili oleme ja põlved on kõvedad, siis mulle jalad, käed laiali ja põlved ühelt poolt küljelt teisele poole. Minut aega on vaja ruumi, läks aeg nüüd. Kui sul on ruumi ja on jaksu, siis paned jalad kokku ja teed seda sama asja koos jalgadega. Aga kui koos jalgadega ei jaksa, siis on põlved kõverest, aga hoiad need põlved ikkagi koos. Lisaks sellele, et see tugevdab kõhu kõiki lihaseid, on see ka alaselja liikuvusele, kogu selja liikuvuse harjutusele, kuna jalad peaksid maas püsima. Käed nagunii maas. Ja ongi aeg täis. Läheme tasakaalu juurde tagasi. Seisma. Ette. Ja ühel jalal kirjutab numbrid 1-st, mis ta siis nüüd on, 10. Läks aeg käima, umbes minut aega kirjutab. 1 ja 2. Tuleb see, kuidas keegi näiteks 4 kirjutab. Liit võib hakata näljakalt otsast. Minut aega, aga kui jõuad 10 juurde, siis ja minut ei ole veel täis, siis ja hakka algusest pihta. Veel. Rääkimine ja numbrite lugemine on samaaegselt keeruline. 3, 2, 1, valmis. Tõstad tugijalga, teise jalaga läheb minut käima nüüd, 1-st alates. Eriti mingid vennad võtavad veel silmad kinni.
asemel on, et seda jalga ei jaksaks üleval hoida. Viisteist veel. Üle. Ja valmis. Tõstad jalad ära ja läheme matile kõhuli ehk siis selg. Teeme niiviisi, et käed ja jalad koos. Alguses oled käed sirged, jalad sirged, siis tõstad nad mõlemad koos laiali ja kokku. Siis korraga laiali üles, laiali alla, üles, kokku, alla. Ja 45 sekundit läks. Nüüd on jälle see kätega nagu lihtne, aga et jalad ka teeksid samal ajal seda, mida peab. See on keeruline. Et jalad ja käed toimiksid samaaegselt. Kui veel jalgade ülestõstmine on okei, aga lahku viimine on midagi keeruline. Ütlesin 45, jah? Ja valmis. Nüüd on lihtne harjutus. Klassikalised küljeliased. Toetad ennast pikali, käsi toetab, jalad koos. Tõstad ülesse. Pool minutit, üks pool läks. Ja vaatad ka, et see on konkreetselt küljelihas, millega sa jalgu tõstad, et sa ei keera tagumikku ära, sest siis on kõhupõiki lihas. Nüüd oled külje peal ja tõstad jalgu. Nii palju kui jaksad, kui palju ei jaksa, teed natuke, aga teed ise. 3, 1 ja valmis. Teisele poolele. Valmis ja läks. Kui puusakondi all on valus, siis sinna pannakse lisapehmendus. Kes hakkab pärast videos tegema, siis saab stopi peale panna, pehmenduse tuua ja jätkata sealt, kus aeg pooleli jäi. 3, 2, 1 ja valmis. Keerad tagasi eelmisele küljele ja nüüd on pool minutit niiviisi, et hoiad ülemist jalga üleval ja tõstad teist jalga sinna juurde. Valmis, läks. Ehk siis ühel jalal töötab reie välimine lihas, tuhar külg, on see pealmine jalg, ja teisel töötab reie seesmine. Aeg on käima minemata või ei läinud käima, aga ütleme, et 5 veel. Valmis. Teeme nüüd. Üks jalg üles, läks pool minutit. Siin ka vaatad, et sa oled külje peal, mitte ei keera tagumikku viltu. Teeme veel.
juba oli aeg täis. Nii. Ja kuna pikalt siin oleme, siis uuesti selline avaselg maa vastu. Ja üks jalg nii sirgeks, kui saad, et nii, et see alaselg oleks seal maa vastas. Teine jalg on siin põlvest kõverdatuna üleval ja siis vahetad. Üks jalg on kõver, teine läheb sirge, aga see sirge jalg läheb nii madalaks, et sul alaselg püsib maas. Mõnel võib see päris kõrge olla. 45 sekundit. Vahetad seda, et see alaselg oleks maas. Jalad liiguvad rahulikult. Proovin, et kui pöial, jalapöial teine asendad, kas see on erinev. Sekundit veel. Tõdestad kõhulihased. Teisele katsustada ja raputada neid kõhulihased ka. Ja jalad taeva poole. Puusa maast lahti, natukene ainult 45 sekundit läks aeg nüüd. Ehk siis ainult natukene. Ei ole vaja teha sellist liigutust. Nüüd ainult teisi. Võib-olla, et noormeestel on väikest liigutust raskem teha kui seda suurt. Aga praegu on ainult väike liigutus. Veel 15 sekundit. Kolm, kaks, üks. Ja kui need jalad juba siin üleval on, siis viid nad alla ja tood nad nii palju üle pea kui saad. Teeme seda 3 minutit järgmine. Nii ka. Kelle reie tagumised lihased ei anna venida, siis teevad nii kaugele kui saad, kui nad lähevad. Ja ühtlasi menitad oma aeg täis. Ja ühtlasi menitad oma nahkahommiku ja reie tagumise. Nii. Tuleme istuma. Kõhulihasele veel veidi vabandust, ei tule päris istuma. Kõhu kõiki lihased. Selline, jalad on kõverad ja ühele poole kanda puudutamast käega ja teisele poole. Kõhulihased laulavad kohe ilusaid laule meile 45 sekundit. Läheb nüüd. Ilmselt siin on vist ka valmine jalad lähemale tuua veidi. Lähen pingutama. Nüüd on küll raske rääkida. Mis siis veel? Joimus. Ja et kõhulihased lõdvestad või
Oli tasakaalust juttu ja tasakaalust ja sellest ei olnud juttu, et see tasakaalu keskpunkt on meil siin nabast veidi allpool. Aga selle aktiveerimiseks on eestoengusse ja siis siit keerame ennast põlvtoengusse ja käsi üles. Jalad on alguses kerges harkseisus ja kui sa keerad, siis jalad on jätkuvalt harkseisus. Teeme ühele pool minutit ja teisele pool. Esimene pool nüüd. Üle. Praegu teeme korraga ühele poolele. Ja keerad ka puusa ära siis, kui sa tuled alla. Siis otseks tulles ei jäta puusa viltu, vaid toota otseks ära. Aeg täis, teisele poole sama, läheb kohe nüüd. Ja saad jälgida, kas ülakeha keerab koos. Kuus ja ülakeha keeravad koos, või sa teed mingisugust omalist liigutusse vahepeal. Ja 5. Ja ongi täis. Lähti puhkus. 45 minutist on ainult veel kuus alles. Teeme veel 2 harjutust, aga enne seda siin jalal istudes või kuidas keegi saab. Reie tagumise lihase venituse. Ehk siis vaatad, et sul on põlved kohakad, ükskõik kas sa oled ülepoolne vastada. Põlved on kohakad ja reie tagumine lihas venib. Vahetan jalga. Ka. Treeni lõppu me suuremaid venitusi ei tee, aga see on praegu see taastumiseks. Siis veel viid kerge jalga kõrvale, reie seismise venitus, nii et vahepeal keerad varba üles ja paned alla. Ja siis vahetad jalaga. Ja. Planku ja plangust alguses pool minutit sama, mis enne tegime, aga nüüd oled ise küünartoenguse keerad ühele poole ja teisele poole. Kätt üles. Valmis? Läks. Sekundit veel. Valmis. Ja nüüd see käis nii, jah. Et oled põlvtoengus ja siit käid ennast vahepeal tasakaalust enne viimas sulle alla ja tuled üles tagasi. Ja proovime, kas me jaksame 45 sekundit teha ühele küljele. Valmis läheb nüüd.
võimalikult taha sinna viia ennast. Just mõtlen, et kui jalad üksteise taga olla, ma ei tea, mul ei lähe lihtsamaks. Jätkuvalt peaks olla ranne õla all. Hoida nüüd 8-15 sekundit veel. Ja 5. Valmis. Selle poole. Raske rand veel. Valmis. Läheb nüüd. Ja asendi. Sinne. Kehal viidest tasakaalust välja. Viisteist veel. Vaikus saalis. Veel 5. Ja valmis. Selliseid harjutusi rohkem pole, aga osa televaatajaid teab seda harjutust, kus istutakse sellises tõkkeistes, et üks jalg on ees sirgelt ja teine jalg on sellise 90-kraadise nurga all. Alguses tuled käe abil ülesse ja siis tuled ilma käteta ülesse. Vaatad, et sul on põlve all on matt, et haigeks ei saaks. Mis mina teen? On 4. Ja ka 5. Need on poole. Eeldab muidugi seda, et see on painduvust, kes ei saa ilma käeta teha. Kes ei saa ilma käteta teha, võtab käed appi. Mingid kummalised lihased on vaja üles leida, et see asi õnnestuks. Teatud painduvus. Ma arvan, et mul oli 5 veel. Nii. Igaüks nüüd venitab sobivaid kohtasid. Televaatajad kodudes ka. Tänan, et osalesite ja järgmine kord jälle. Lõpetan kõne kõigile kohe ära. Kõigepealt võtan salvestamise pealt ära ja siis lõpetan kõne. Head õhtut!